Tere tulemast siis minu kanalile. Minu nimi on Rutt. Tänane teema on, milliseks kujunevad meeste ja naiste vahelised suhted 2026. aastal. Nii, siin on naised ja siin on mehed. Kedagi ei pea mõtlema enda jaoks välja, et ongi tehtud minu vaatajaskonnale. See ladumine, alati on tehtud kõik ladumised inimestele, kes mu kanalit vaatavad, on ju. Nii, ja vaatame naisi. Kuidas teil sellel aastal kujunevad suhted 2026, naised, kes mind vaatavad, kuidas teil sellel aastal kujunevad suhted, vaatame. Kuidas teil kujunevad suhted, mis on põhinäitaja sellel aastal, mis iseloomustab suhteid naistel, kes mind vaatavad? Hirmud, seotus, hirm, et ma ei pääse välja sellest olukorrast, et ma ei suuda midagi teha, hirm, et ma ei saa hakkama. Nii, mis iseloomustab suhteid minu vaatajaskonna naistel? Palju on südamevalu, hirmu, kardetakse agressiivsust, kardetakse mehepoolset viha, raevu. Ja selles mõttes ongi nagu naised on nagu tardunud hirmu sisse. Et kui suhe siis, kui tahetakse välja minna suhtes, siis on väga suur hirm üldse ennast liigutada. Et mine tea, kuidas partner äkki on vägivaldne või mis ma teen või kuidas ta käidub, ma ei tea, on ju. Hirm on nagu partneri selle reageerimise ees. Nii. Paljudel on hirmu, nad otsivad nagu väljapääsu, aga ei julge midagi teha. See hirm nagu halvab, on ju. Nii, teie suhted, kallid naised, kes te mind vaatate, teie suhted sellel aastal 2026. Kellelgi teist tuleb teha valikud, sest te olete liiga kaua mingis asjas kinni, siis kui te tahate õnnelikku suhet, siis selleks tuleb teha valik, tuleb seda teed minna ja tuleb lahti lasta. Millest te kinni olete siin väga paljud. Ja oma valus, oma hirmudes, palju on teile haiget tehtud sõnadega, füüsiliselt ja te olete ikka selles kinni. Miks ei julge valikut teha? Mõni julgeb, sauade baas, mõni julgeb. Mitte väga suurte sammudega, aga väikestena küll. See ei tähenda, et te julge, ikkagi julgete. Nii, vaatame. Nii, teie minu vaatajad, naised, kuidas teil on suhted sellel aastal? Kuidas teil on sellel aastal suhted 2026? Nii, kuidas teil on suhetega sellel aastal? Siin nüüd võib öelda niimoodi, et kellelgi just ei ole suhet siin ja siis inimene pühendub tööle, naised pühenduvad tööle, neil ei ole suhet ja nad võib-olla kas on ennem haiget saanud kuu, et nendega on halvasti käitutud, nendega on manipuleeritud, neid on ära kasutatud ja siis ei julge suhtesse minna ja keskendutakse täielikult tööle, et vaikistada seda hirmu või valu, mis teil minevikus oli. Tahate võtta nagu uut lehte oma elus teha, on ju. Nii. Ja ma ütlen ikkagi, et see on üldine ladumine. See ei ole kellegi isiklik ladumine, et oi, minul ei ole nii ja oi, minul ei ole. No sellist asja ei ole mulle vaja kirjutada. Kallid vaatajad, saage aru, see on üldine ladumine. Kuskil ei ole kirjas, et see on kellegi isiklik ladumine, kui kellegi ei ole see partner, keegi kirjutab. Aga mul ei olegi partnerit ju. Aga siin on just suhetega, ma räägin, et siin on ükskõik mida. Et inimesed olge adekvaatsed, kui te kirjutate kommentaare, see on mõeldud ainult teatud inimestele, on ju. Et kes, ma ei tea, mida nad mõtlevad, kui nad mulle selliseid kommentaare kirjutavad. Ma enamuses nad lõpuks kustutan ära, kui ma näen, et seal midagi adekvaatset ei tule, on ju. Ma ei saa aru inimeste, mis nende peas toimub. Et kui teile meeldi, siis no vaadake järgmist kanalit või minge edasi, on ju. Keegi ei hoia teid siin kinni. See on minu kanal ja mina armastan seda kanalit ja ma teen videosid, et inimesi aidata. Ja kui teile midagi ei meeldi, saate ära alati välja astuda siit ju. Keegi ei hoia teid kinni, aga niimoodi ka ei ole vaja selliseid kommentaare kirjutada. Et
paljudel ma vaatan, kes sellised julged ütlejad on, ei ole oma kanali mitte midagi tehtud. Aga tullakse teiste asju kommenteerima, milleks? Tule loo oma kanal, tee ka oma asju, eks ole. Et see vahepeal viib mul nagu tuju nii nulli ja siis ma pean mitu päeva nagu taastuma, et kas ma ikka tahan teha edasi videosid või ei taha. Sest ma tean, ma ei tohi lasta niimoodi mõjutada, sest alati on neid, kes tahavadki sellist pori loopida teistele, on ju. Ma pean sellest aru saama, et kõik ei olegi siuksed heatahtlikud, aga lihtsalt see teeb hingele haiget, kui ma pühendun nagu päriselt teile, ma teengi neid ladumisi teie jaoks, et te leiaksid igaüks oma iva, on ju, kes leiab kõik, kes leiab osa, on ju. Ja siis mul on nagu nii raske sellele keskenduda. Aga noh, ma olen hakanud, et kui ma vaatan, et inimene ikka mingit siukest jaburust, ma lihtsalt blokeerin ära, et ma ei lase enam siukest jaburust nagu üles, et kui ikka inimene ei õpi ja mingit mõttetusi kirjutab, siis ma lihtsalt blokeerin ära ja kõik. Mul ei ole vaja, et teised näevad seda kõike. Nii, läheme edasi. Nii, teie kallid naised, kes te vaatate mind. Suhted, teie suhted sellel 2026. aastal. Nii. Mis asi see on? Kellelgi lööb lõkkele armastus. Ja see on mõne naise jaoks täiesti šokeeriv. See võtab ta täitsa niimoodi, et ta tõmbub täitsa enesesse. Võib-olla keegi tunnistab teile üles, et te meeldite talle, et ta armastab teid, teie ehmatate ära ja lähete täiesti ära pausile. Te nagu tõmbute eemale. Ja siin tuleb välja, et mees, ma küsisin, et miks või mis see tähendab, Torn, tegud jaa, see mees tõesti armastab teid ja võib-olla on juba ammu teil silma peal hoidnud. Et see, teie olete selle mehe jaoks kõik, kogu maailm, et kellegi tuleb selline ülestunnistus suhetes, on ju, suhtevallas või tutvuse vallas, on ju. See šokeerib teid. Kas te lähete siis kauaks pausile või suurest hirmust siin? Olete pikali ei julge liigutada? Ei, no ega see mees ei lase teil siin pikutada suurest hirmust. Ta tirib teid sellest seisundist välja oma armastusega. Ei, ta ei jäta teid rahule. Ei, ta järjest otsib kontakti teiega, ta ei jäta enne, kui ta saab uuesti teie kontakti. Ja ma räägin, ta armastab teid. Nii, vaatame edasi. 2026. Minu vaatajad, naised, kes vaatavad siin. Missugused on teie suhted? Missugused kujunevad teie suhted sellel aastal? Nii, mõni mees jõuliselt võib-olla presenteeribki oma armastust teile. Ta tahab teid väga kaitsta, väga hoida ja tal on vaikselt see armastus teie vastu juba ammu olnud südames ja ta jõuliselt lihtsalt näitabki seda armastust teile välja. Ta võib käituda ka natukene oskamatult, natuke justkui poisikene on. Nii. Aga mõne unistused siin naised teil täituvad ja kuhu te siin kiirustate. Näete, et te lahkute kuskilt, siis te olete olukorras, kus te ei oska nagu midagi teha, sest see on teile keeruline, aga teil on vaja tegutseda. Ja mis siis saab, saatan? Ootavad uued võimalused ees, armastavad võimalused. Et mõne naise elus hakkavad siin suhtes liikuma just need energiad, mida te olete ammu oodanud. Ja need lähevad kusjuures kiiresti veel. Te isegi ei oota, et nii kiiresti võivad asjad minna. Jaa, karikate 2. Vau. Ja ma räägin, et mõndasid sunnitakse kohe kiiresti muutma siin oma arvamust, oma seisukohta, isegi oma elu kohta võib-olla siin, eks ole. Et kuidas kellegil? Mõnda lükatakse kiiremini edasi arenema ja teise kohta minema võib-olla mõnda aeglasemalt, kuidas kellelgi, me oleme kõik erinevad. Nii, suhted, missuguseks teil kujunevad? Armsad naised, kes te mind siin vaatate sellel aastal, kuidas teil kujunevad suhted?
Te saate aru, et teid on palju ja variandid on erinevad. Igaüks võtke endale see, mis teid kõnetab. Ei pea kõik ju teie oma olema, on ju. Nii, aga mõni peab tegema valiku. Perekaart. Kuulge, siin on ikkagi ka positiivsust, et mõni peab tegema valiku, kui tahab minna päriselt suhtesse või abiellu kellegi armastava mehega. Selleks tuleb teha valik. Ja kõrgemad jõud ju kohe on selja taga teil, toetavad, et tee ära nüüd, kaua sa mõtled, kaua sa hoiad seda ühte münti ja teist münti ja mugu kõigutad siia-sinna. Tee nüüd ometi valik ära, sa ju tahad head abielu, me pakume sulle, võta vastu. Et siin mõni kõhkleb kaua enne kui otsuse teeb, aga kuna kõrgemad jõud on teil selja taga, siis see on garantii, et see inimene armastab teid ja saate seal õnnelikuks. Nii, veel minu armsad naised, kuidas teil seal kujunevad suhted sellel aastal? Nii, siin on nüüd, mõni on juba teel mehega, kellel on armu kolmnurk, on ju. Seal ta juba tegutseb. Mehele muidugi ei meeldi, kui tema armu kolmnurk nii-öelda ära lõigatakse või ära lõhutakse. Meest ajab see vihaseks. See on nagu erilase pesa torkimine, aga kõrgemad jõud tulevad. Torgi, me aitame kaasa. Torgi kas või natukenegi. Et see vale asi, see peab jääma minevikku. Armu kolmnurk, see peab jääma minevikku. Torgi, me lubame torkida. Saatan, et see asi, see on niisugune halb sõltuvus. Sellest tuleb välja kasvada normaalseks meheks, mitte et ma lähen, võtan siit ja võtan sealt ja ei oma vastutust, kui on nagu oma naine, on ju, et ei võta vastutust oma naise eest. Lähen vaatan asakule ja paremale ja igale poole, on ju. Kõrgemad jõud, nad teevad samme, et see asi ära lõhkuda. Ja mehele sellele see üldse ei meeldi. Et võib-olla te olete isegi lausa abielus ja mees vaatab kõrvale, siis see suhe lõhutakse ära sellel aastal. Võib-olla lähete ise minemagi sellest suhtest, et ise olete see sauade kolm, kes juba lähebki, ongi juba pakib asjad ja läheb minema, sest ei kannata mehe selliseid kõrvalhüppeid välja. Nii. Nii, mõni lõpetabki selle valusa haige suhte täielikult ära ise ja astub ise suhtest välja võidukalt. Et mulle aitab, mina enam seda sihukest asja välja ei kannata, ma lähen ise siit suhtest minema. Et siin on igasuguseid asju, on uusi armumisi, uusi suhteid, on vanade lõpetamist, on veel mõtlemist, valiku tegemist uue suunas, on ju. Et nii palju on, kui teid armsad vaatad, nii palju on ka variante siin. Et igasuguseid on. Aga see aasta toob üles meie nagu hirmud, just mis on ka suhetega seoses, et need nagu ära lahendada. Oot, selline oli nagu naistel, vaatame, mida ta hakkab meestel näitama siin. Nii, ja nüüd mehed, kes te mind vaatate. Milliseks kujunevad teie suhted selles 2026. aastas? Nii, mehed, kes te mind vaatate, missugused kujunevad teie suhted sellel aastal? Mis on põhienergia, mis teid iseloomustab sellel aastal? Valiku tegemine, kõigutab. Üles-alla nagu merelainetel, et süda läheb pahaks, nii palju kõigutab. Teil, mehed, tuleb see aasta teha mingi valik. Valiku tegemise aasta on see aasta meestel. Siin on ka elukoha, töökoha vahetus tänu sellele, kui on midagi suhtes muutused. Ja. Nii, mis teil siis on, mehed, sellel aastal suhetes? Aga keegi liigubki teist kohe teadlikult, julgelt oma armastuse poole. Teeb kõik selleks, et saada see armas inimene oma käte vahele. Niisiis kujunevad teie suhted sellel aastal, mehed. Ja paljud ületavad ka oma hirmud. Toob välja küll kaart, jah, need hirmud meestel, aga õnneks te reageerite kiiresti, saate sellest üle. Ja lähete võiduka lõpuni. Palju oma enda hirmude ületamist on, mis puudutab suhteid. Ma räägin kas olemasolevaid, alles tekkivaid, on ju. Palju on meestel ja oma nagu enda hirmu ületamist. Nii, meestel, mis kujunevad suhted teil?
see, kes ei ole julgenud varem mitte midagi teha, on siin pikutanud, et ma ei julge või ma ei taha, ma ei viitsi, mul on seal mugav. Kistakse mugavustsoonist mehed välja ja pannakse kiiresti tegutsema. Siin ei ole küll suured sammud müntide baas, aga kiirus on ikkagi suur taga, et aetakse teid püsti mugavustsoonist ja sunnitakse tegutsema. Et ei lasta enam pikutada. Pikutamise aeg on nüüd läbi. Nüüd hakkame kõik tegutsema. Sest et siin olukorrad juba sunnivad meest, mis puudutab suhteid, seal tegutsema. Kas või väikeste sammudega. See on ka hea algus. Nii, mis kujunevad teie suhted sellel aastal, mehed? Nii, mis see tähendab? Siin on armastus, siis unistatakse sellest armastusest, mis ma kõik võtaks ja mis ma kõik teeks. See läheb muutusesse, see unistamine, sest puudus läheb nii suureks. Armastuse puudus, armastuse vajadus läheb nii suureks. See ongi see tõukemoment mehel, mis sunnib teda tegutsema armastava naise suunas. Ja kuna te tahate saada ju tasakaalu, see, mis puudus on, te ju tahate seda, siis te võtategi otsuse vastu, hakkate tegutsema ja see muudab teil nii mõndagi. Teie ellu tekib naine, algul ta justkui on nagu varjatud kujul, võib-olla saate kokku, tutvute ja siis saab ta päris teie ametikuks naiseks nii-öelda, kellel kooselu, kellel abielu, kuidas kellegi. Ma räägin, et kallid mehed, teid ka sellel aastal võetakse sellest turvasoonist välja, te peate hakkama tegutsema. Teil lihtsalt energiat ei lase teil lihtsalt niisama olla, saate aru. Et energiat teevad kõik nii, et te peate midagi otsustama, ei lasta lihtsalt olla. Nii. Minu mehed, kes siin vaatavad, minu vaatajatest meesterahvad, kes te siin vaatate mu ladumist, mistiseks kujunevad teil sellel aastal suhted. No siin on ikkagi, mõned mehed on ikkagi hästi siuksed julged, hästi pealehakkajad, et kes tahavad omale teadlikult on oma naise välja valinud ja nad teadlikult liiguvadki selles suunas, et see naine omale saada. See on kohe teadlik liikumine. Nii. Siin on mees, siin on päris hea kohe, siin on päike ka. Mõni mees on nagu hästi tasakaalus, hästi siuke soe, päikseline. Siis tulebki teise mehe poolt särtsu tuua, et istud siin liiga rahulikult, teine mees tuleb, toob sulle särtsu. Et kuule, kui sa arvad, et sul on seal kõik nii head, vaata, ma võtan ta sul ära, vaatame, kas sul veel päike paistab seal või. Toome sulle kõik teistmoodi. Ja võtame sul selle vähesegi ära, mida sa ei ole osanud hinnata, jääd sellest ilma. Siin on võimalus nüüd, ma mõtlesingi, et mis see tähendab, et see, kellel on siin väga hea olla, kes oma egos on siin, ta võib olla ka soe inimene, aga kui oma egos siin päikse paistab, mul on kõik hästi, see tähendab, et kui tema on pikalt juba niimoodi olnud sellises paigas, siis keegi võib tulla, keegi teine mees ja teilt lihtsalt partneri ära võtta või teile pruudi ära võtta lihtsalt käest, kui te olete liiga enesekindel. Okei. Kuigi tegelikult on ju hea, kui inimene on tasakaalus. Võib-olla ei olnud hea see, et see päike siia taha tuli, sest meestele päike tähendab üldiselt ego. Kui ta nagu väike laps, et mina, vaadake mind, eks ole, mina tean, mina olen kõige targem, on ju. Et võib-olla midagi sellist, aga see on ikkagi... See on lihtsalt ladumine, et võtke seda lihtsalt nagu ta on. Nii. Minu vaatajad, meesterahvad, milliseks teil kujuneb see aasta suhted? Aga keegi siin on, teid valitakse, mitte teie ei vali, vaid teid valitakse välja pere jaoks. Kohe niimoodi õiglaselt, keegi naine kohe vaatab ja valib omale mehe, omale tulevase mehe ise välja. Siin mees isegi valis, valib naine, valib mehe. On ka selliseid variante. Naine on siuke otsekohene, aus.
et kuule, tead, sa meeldid mulle ja paneme leivad ühte kappi ja no see on niimoodi hästi lühidalt öeldud, muidugi see ei käi niimoodi kohe, aga ja mõni on hästi sirgjooneline naine, et noh, milleks siin aega raisata ja nii, mis siin veel on siis, milliseks kujunevad meestel suhted. Ohoo, siin tuleb ka sellist täiesti suhted lõhutakse võib-olla täiesti ära, raputatakse läbi. Ja kui te veel lahku ei taha minna, siis tuuakse kõik need varjupooled teie suhetes ülesse. Kas see tähendab kohe, et suhe läheb nagu katki või? Ei pruugi. Võib minna paremaks, aga enne peate tohutud varjupooled ja sihukese šokiteraapia oma peres üle elama ja kui selle ära nagu võib-olla arutate jutuajamised, kõik võib-olla käite baariteraapias, ma ei tea, aga teil läheb suhe palju paremaks. See valu, mis teil enne haiget tegi, see on läbi. Ja tuleb veel tugevam armastus. Mõnel on vaja sihuke šokiteraapia peres läbi teha paari suhtes. Ja siit tuleb midagi palju ilusamat esile, mis enne oli, kas inimesed ei rääkinud, surusid alla, mis iganes, aga siis lõpuks räägite omavahel asjad selgeks ja vot missugune tugev armastus nagu lööb ülesse. Mõnel on hoopis selline olukord, on ju. Nii palju on, kui teid vaatajaid, nii palju on ka erinevaid olukordi. Kõik ei võta enda omaks, eks ole. Kõik ei pruugi olla teie oma. Lihtsalt vaadake, kuulake, mis teiega resoneerub. Seda võtategi nii-öelda. Nii, mis veel on, mis kujunevad meeste suhted naistega sellel aastal. Nii, mõni valib omale sihukese varjatud naise, aga tahab, et see varjatud naine saab vabaks naiseks, sest see mees tuleb armastusega selle naise juurde. Ja mis siit saab siis, kas see naine läheb ära suhtest? Naine on ise hästi õnnelik, sest see mees väga armastab teda. Mehel on meeletu tõmme selle naise vastu. Ta tahaks kohe kiiresti selle naise kaasa võtta ja ära viia. Ja kui siin vahel tekib armukolmnurk, siis selle ta tahab ära lõhkuda. Kohe süstemaatiliselt tahab sellega tööd teha, et see armukolmnurk ja et see täiesti ära lõhkuda. Ma ütlesingi, et kui see naine on abielus või kooselus, siis see mees tahab, et see naine läheb suhtest välja. Ja see mees teeb kõik selleks, et see naine sealt suhtest välja läheb. Kas see on õige? No see jääb igaühe enda otsustada. Nina hakkas sügelema. Ju siis te saate sealt mingisuguseid uudiseid. Kas siis mehed või naised siin, eks ole, saate mingeid uudiseid selles vallas. Sest Nina kohe korraks nii sügeles. Ju siis teil on varsti sealt mingeid uudiseid oodata. Nii, vaatame viimase veel. Nii, mehed, milliseks kujunevad teie vahelised suhted naistega siin? Jälle järgmine naine, kes valib edukalt omale mehe. Mitte teie ei vali, vaid see naine valib ka hästi läbimõeldud otsus. Tahab, et otsus oleks täiustik, et mees oleks täiustik ja pere oleks ehitatud üles armastusele ja hoolimisele. Et siin on 2 korda, kus naine valib mehe. Siin on päris kirju valik on siin, et on ühte ja teist ja kolmandat ja nii-öelda igal ühel oma, on ju. Et selline oli siis tänane ladumine. Pange like, kui teile meeldis, kirjutage kommentaar, kui te soovite. Uued tulijad vajutage tellinuppu ja musta kellukest, siis tulevad teile alati uued teavitused, kui ma olen uue video üles laadinud. Kes soovib oma küsimustele eraviisiliselt vastuseid saada, kirjutage mulle e-mailile aadressil piv.rutt@gmail.com. Seal saame kindla päeva ja kellaaja teiega kokku leppida. Kui teeme Messengeris, siis videoseansi. See võib kesta võib-olla tund aega. Võib ka vähem, oleneb palju teil on küsimusi. Millega ma ei tegele, on terviseteemad ja kohtuasjad, kõik, kus on niisugused kõverad paragrahvid ja vot nende asjadega ma ei tegele. Et seal ei pruugi mul üldse vastused õiged tulla, kuna seal on väga palju neid paragrahvi väänajaid sees, on väga palju neid inimesi seal ja siis on väga raske mingit õiget vastust sealt välja lugeda mul, seepärast ma sellega ei tegele. Ja tervis ei ole ka minu teema. Minu teema on nagu suhted. Ja
ja siis too seanss on tasuline, too ei ole tasuta. Siin te saate tasuta vaadata videosid, mis ma teile välja panen, aga vot sellised ladumised, isiklikud, need on kõik tasulised, jah. Et sellepärast, et selle rahaga te panustate ka sellesse tegemisse, mitte lihtsalt ei võta niimoodi, et mina ainult annan, teie vaatate, aga vastu nagu midagi ei saa, on ju, et nii see energiavahetus päris ei ole, ei käi niimoodi. Et ja kui keegi on huvitatud näiteks reikist, reiki on niisugune kätega ravimine, saab ka kaugreikid saata, kes soovib, on ju. Et kes on sellest huvitatud, võib mulle kirjutada samal aadressil piv.rutt@gmail.com ja siis saab arutada, mis mure teil on ja kas ma saaksin teid selle reikiga aidata. Siis on vaja ilmselt mitut seanssi, et midagi seal saaks siis teil kas paremaks muuta või harmoniseerida või tervendada või et oleneb, mis teil seal on. See on samamoodi tasuline. Nii, nüüd sai vist kõik öeldud. Jah. Ma soovin teile, kalliks, et teil see aasta tõesti läheks kõik hästi, et kõik see, mida te ise soovite, mida te ise tahate, et see kõik läheks teil täide, et teil tõesti tuleks fantastiline aasta, positiivne aasta ja kõik sihukene negatiivne, kõik, mis teid ei teeni, et see aasta see lahustuks teil lihtsalt ära, et te saaksite sellest kõigest vabaks. Ma soovin siis teile kõike head praegu ja jääme jälle nägemiseni.